Sa oled ka maininud, et ikkagi sinu elus mängis mingil hetkel, mis hetkel rolliraamat, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Millal, kus sa selle... Kus sa selle info praegu kätte said? Wow, mul käis isegi külmavärin läbi. Tere Erlend. Tere Anu. Jälle. Me tegime ka eelintervjuu juba ja seal pisut rääkisime sellest kohast, et kuidas sa siis nii-öelda 13 aastat tagasi tulid siia meelelahutusskeenele, ma ikkagi ütle, et sa ju alustasid kunagi Postimehest. Ei. Elu 24. Tegelikult oli, me tegime Kroonikaga algul. Kroonikaga tegi, see läks B-sse, vaadake esimesest videost, miks on ju. Ja siis sa tulid minu juurde, ma olin Elu 24 peatoimetaja ja me jõudsime ka sellest rääkida, et sa olid jäänud ikkagi tööst ilma, sest sa ei ole fotograafiaga alustanud nagu võib-olla siin paljud, et jah, fotograafia on minu eluunistus, ma lähen ja õpin seda ja siis ma tegelen sellega ja siis ma muutun nagu selliseks suuremaks ja kuulsamaks ja paremaks ja nagu sa ise ütled, sa oled hiline alustaja. Ja minu juurde tuli ju tegelikult täiesti kogemata, et seal tegelikult oligi tol hetkel valiku võimalused, mis ma siis teen. Kui tööd ei ole? Et kas ma lähen Prantsusmaale ja teen seal mingit tööd või siis... Aga mis tööd inimesi huvitab? Milleks sa võimene oled? Ma võin igast asju teha. Ma käed on et ma olin ju tol hetkel ju ehitusobjekti juht ja tegelikkuses ju just nagu lõpetanud ka IT ja töötanud IT-alal, et küll ma oleks midagi välja mõelnud. Tol hetkel ma ei kartnud seda, aga siis lihtsalt selline pakkumine tehti, et ehitaks fotostuudio, tule tegevjuhiks, ehita see valmis, otsi kliendid. See oli nagu päris huvitav, sest meil oli ju masu, vaata. Paljud inimesed, noored ei teagi, mis asi oli masu, aga meie mäletame väga hästi, mis asi oli masu. Ja madal seis majandusest, just, totaalne. Ja tol hetkel üles ehitada tegelikkuses selline ettevõte, kus sa pakud reaalselt luksusteenust tegelikkuses. Kui seda teenust ei ole, mitte midagi maailmas ei juhtu, eks ole. Ja see oli minu elu üks tugevamaid selliseid väljakutseid, sellepärast, et ma olin ikkagi jäinud kogu selle ettevõtmisega suhteliselt ikkagi üksi. Et kuigi tugi oli, aga mul ei olnud ju ettevõtluses mitte mingisugust teadmisi, et kuidas, mis ja minu see siis nagu fotograafia huvi tekkis just sellest, et ma olen alati tahtnud, kui ma näen midagi, mis tundub nagu ei ole õige, tahaks nagu sekkuda. Ja ma oma töös kutsusin kohale siis kõik Eesti, nii palju kui nad tulid, Eesti sellised fotograafia eliidi, nii palju kui neid siis tol hetkel oli ja nii palju, kes julges tulla. Sa tahad öelda fotograafid siis? Fotograafid, jah. Wow, eliidi. Mina nimetan neid, jah, nad olid ikkagi Eestis. Aga nimeta mõned nimed. Ei, ma jätan nimed siinpool. Ma tean, et vaadad väga kaval, aga ei. Aga ei, väga palju toredaid fotograafe oli ja ma vaatasin, kuidas nad oma tööd teevad. Ja ma iga kord tahtsin sekkuda ja mõtlesin, et kui mina oleksin fotograaf, siis ma teeks seda teistmoodi. Aga sa ei öelnud seda neile? Ei, vist ei öelnud äkki. Aga sul lihtsalt oli see tunne, mina teeksin seda teistmoodi. Ja nüüd ma jõuangi sinna, et mul tol hetkel palk oli 4500 krooni. Ma tulin IT-lt ala, mul oli siis tol ajal, seal oli 15 000 krooni umbes ja siis ma tulin ja siis ma kukkusin 4500. Ja siis mõtlesin, ma pean midagi tegema. Et ma võin seda teha, eks ole, väga tore, otsin kliente, alustav ettevõte, masu ajal väga keeruline, et siis ma pean hakkama ise pilti tegema. Ja siis ma hakkasin vaikselt ise pilti tegema, ma õppisin tehniliselt kõik asjad selgeks. Ehk siis see ei tule kuskilt lapsepõlvest? Ei, see ei tule, kuigi mu vanaisa oli omal ajal fotograaf, aga see ei ole jah. Meil on kõigil erinevad ametid, aga
aga see, ütleme siis selle inimestega suhtlemine, kui ma hakkasin seda tegema, siis mulle tundus, et mul tuleb päris hästi välja. Noh, seal muidugi tekkis järgmine keerukas situatsioon, kui ma oskasin väga hästi kasutada kunstvalgust, sain aru, kuidas see kunstvalgus töötab ruumides, siis kui ma läksin õue, ma olin täiesti see oli täiesti teistsugune maailm, et ma pidin hakkama õppima nüüd uuesti, mismoodi õues, et kuna ma ei ole õppinud fotograafiat ju koolis, vaid ma olen õppinud fotograafiat nagu ise ja nii palju, kui siis on mind fotograafid õpetanud, siis sealt see nii-öelda tuli. Aga seltskonna fotograafia tuli ikkagi sel hetkel, kui ma helistasin sulle ja meil hakkas see koostöö pihta, sest tegelikult sina olid see inimene, kes siis lõpuks saatis mind seltskondadesse tööd tegema. Ja siis lahinguväljale. Ja kui palju tunde sa oled minuga maha istunud, kui palju sa oled mulle rääkinud erinevaid asju. Ma arvan, et sa kõiki neid asju ei mäleta, aga minu jaoks need olid need väga vajalikud õppetunnid, sest tõepoolest see on teistsugune maailm. Ja ma miksisin kõik need asjad omale kokku ja hakkasingi vaikselt siis selle nii-öelda seltskonna fotograafiaga tegelema. Siin ma tahan ühe märkuse tuua, et ma mäletan, et ma pressisin sind ka tegema asju, millest ma alles hiljem sain aru, et see ei meeldi sulle. Ja siin tulebki eraldada, et minu jaoks on seltskonna fotograaf, eks ole, siis on see skandaalijahti ehk paparazzo tüüpi fotograaf, siis on selline paraadfotograaf, mida sina kindlasti täna esindad, on ju. Et see oli huvitav seik, et sa mingil hetkel suutsid selgeks teha, et sina skandaale jahtima ei lähe. Sina kellegi seeliku alla oma fotoaparaati ei topi, oksendavat inimest peale pidu ei pildista. Ka seda isegi, kes kellegi kaenlas parasjagu vaata, kui hästi sa mäletad seda. Ma mäletan seda, sest ma üritasin pushida ja ma olin ise ka toores, kuigi ma olin lõpetanud ajakirja just peatoimetamise just on ju, et midagi ma teadsin. Ma ülikiiresti sain järsku aru, et fotograafid jagunevad kategooriatesse. See on väga huvitav, et sa tegelikult lasid mul seda teha, sest tegelikult meil oli ka seal teiste ajakirjanikega natukene ütlemist, sest ma olin tulnud ühelt see oli üks kord, kui ma mäletan ühelt skandaalselt võttelt ja ma olin nii löödud sellest, ma olin nagu nii tugevalt löödud, et ma ütlesin, palun ärge tehke minuga kunagi niimoodi, et ma ei ole teie palgal ja mina ei taha seda, et kui te tahate, te võite teha seda ise, aga ärge palun mind sellesse nagu. Ühesõnaga, et sina ei lähe seda paparatsondust, kui pehmelt öelda praegu tegema. Ja see, mis ma kõik loetlesin siin just. Et ma sain sellest kiiresti aru ja siis ma mäletan küll, et ma selekteerisin fotograafid ära, sest ma tean, on inimesed, kellele see kohutavalt meeldib, kui teine kakerdab purjus peaga ja magab oma okseloigus, on ju. Lihtsalt midagi pole teha. Teisele meeldib tunde olla kellegi värava taga ja oodata, et see näitaks oma nägu sealt. See on ka täiesti eraldi tööks. Sina, ma sain üsna kiirelt aru, sind tuleb saata üritustele a la moeshow'd, esitlused ja nii edasi, mis on natukene pidulikumat sorti, sest ma nägin esimest korda, et Eestis, ma olin varem seda mujal näinud, aga Eestis, et kui sa püüad kedagi, ehk siis sa nii-öelda pildistad kedagi, siis sa vaatad, et sellele inimesel oleks kõik asjad tipp-top. Et tal ei oleks huulepulka hammaste peal, nagu minul tavaliselt. Et tal ei oleks seeliksid kuidagi vildaki või kirtsus-kortsus. Et mida sa mulle tihti peale ütle, meie tagasi kameramehed ja fotograafid naeravad muidugi aga ja mis sa minule tihti öeldud, ma ajan seal peakuklasse või naeran niimoodi lõug pisut alla, lõug ette kahel sirgeks. Ma ütlesin, what is going on? Ja see on nagu Hollywoodis juba. Kus see kiik sul tuli, nagu, et sa 1-2 nagu hakkasid neid pildistatavaid, mida meil varem ei tehtud. Kaamera tagant suunama, keera seda poolt, tee nii, pane jalad kokku, aja jalad laiali. No ühesõnaga, mis see siis see oli? Ma hakkasin üsna kiirelt aru saama seda, et ma ju ei tee seda tööd enda jaoks. Ma ei pildista ju enda jaoks.
ehk siis ma olen nüüd alati seda öelnud, et miks ma seda kõike teen, on see, et teile see pilt lõpuks meeldiks. Minule, kes ma seda pilti vaatan. Just, et pärast kasutaksite seda ja siis te paneksite ka uhkusega selle nime sinna alla ja nii edasi. Ja üks teine asi, mis ma olen nagu hästi nagu tugevalt ka teinud, on, et iga kord, kui ma kuskile lähen, ma tekitan neile mingisuguse sellise mälu, et need tulevikus tunnevad ära mind, et see on see mees. Et ma mäletan väga hästi, Postimehes oli siis sellised juhid, kes nende jaoks fotograaf pidi olema nähtamatu. Ja kui mina ütlesin, et ma tulen sellesse businessis ja ma teen kõik asjad teistmoodi, siis mina vastupidiselt mitte nähtamatu, vaid väga nähtav. Ehk siis, mis annab mulle täna väga tugeva eelise, et ükskõik, kes ka ei tule, siis ta teab ja on kindel, et ma püüan temast sel hetkel kõige parema klõpsu ära teha ja ta usaldab mind. Ja tänu sellele, et ta usaldab mind, on minul tööd väga hea lihtne teha, sest ta juba tunneb ennast vabalt. Ta ei ole pinges, ta tunneb ennast vabalt, ta kuulab ära, mis ma seal ütlen. Väga paljudele uutele inimestele on see väga keeruline, sest ma olen ikkagi teinud nii, et see fotosein on minu tööala. Sa ei saa tulla sinna ravuuritsema. Ma olen vahepeal sullegi öelnud paar korda, et võtta rahulikult, eks ole. Et see ei ole, ma ei ole... See ei ole nalja tegemise koht. See ei ole, selles mõttes, et fotosein ju tegelikkuses on mingisugune, kui me hakkame tagasi võtama, mingisugune ajalooline hetk. See fotosein sümboliseerib mingisugust kohta, mingisugust tähtsat hetke, eks ole. Selle sündmuse olulisust. Et on üks selline osa ja ma püüangi sellest teha siis sellise nii-öelda ajaloolise osa, et kui sa võtad selle pildi 10-20 aasta pärast lahti ja sul tekivad erinevad tunded, erinevad maitsed tulevad meelde, mingisugused ägedad situatsioonid ja see on minu nagu mõte. Ehk siis ma olen tavaliselt, kui ma tunnen, et osad tulevad sinna, hakkavad nii-öelda tsirkust tegema, mina juba teen tsirkust seal. Et ei ole rohkem vaja sinna. Klouni ei ole rohkem vaja. Kahte klouni sinna ei ole vaja. Et siis ma palun saadan nad kohe fotopeegi juures, et sealt te võite teha mida iganes. Aga fotoseina juures me teeme nii hea... Fotoseina pea paik. Minu jaoks hea, sest võin julgelt öelda, et ma olen selle kultuuri toonud. Ma olen selle miksinud kokku, ma olen selle kultuuri toonud Eestisse ja teinud sellest nagu väga ägeda ja glamuurse koha. Seda sa tõesti oled, et inimeste ärge nüüd unustage, et pulli võib teha igasugustel muusikaauhindadel ja sellistel üritustel, välja arvatud presidendi vastuvõtt. Seal võib ka pärast teha siis, kui ollakse juba napsutatud. Aga see fotosein on eraldi asi ja siis on need fotograafid eraldi, kes siis seal seda melu pildistavad. Need on kaks erinevat asja, selleni ma olen ka jõudnud nagu. Ja üks asi, mis mulle veel meeldis sinu juures, mille sa ka kiirelt läbi närisid, kuna sa teed sellist pidulikku asja, riietus. Sina pöörasid esimese fotograafina enda riietusele, enda välimusele. Väga suurt tähelepanu. See oli ju põhjusega see, et kui me ikkagi astume kuskilt uksest nii-öelda välja, ehk siis ütleme, olgu siis toimetus ja me lähme kellegi või ütleme siis mingi suure sündmuse juurde, kes on väga palju panustanud kogu selle interjöri, kogu selle toidu, kõige peale. Ehk siis meie oma riietusega peame lugu sellest. Ja see oli ka minu mõte, et kui on ikkagi pidulik, siis on pidulik, siis on black tie ja siis sa tuled kohale black ties. Kui on casual ka. Ütleme nii, et ma olen ka teinud paar üritust T-särgiga, aga ta peab olema, sa pead selle stiilselt välja mängima ja miks? Ja ma olen seda teinud Tallinn Fashion Weekil paar korda. Et see nagu, sinna ta võib sobida. Aga üldjuhul nagu ma arvan, et sa oled nagu kliendi teenindaja, sa pead nägema viisakas välja, tead isegi, et sa ju samamoodi vaatad, kui sa saad kellega kokku, et paned ennast ilusti riidesse. Ei pane ju suvaliselt mingisugused asjad, et see on meie visiitkaart, mitte ainult nagu meie kui persooni, vaid kui meie taga on ka ettevõte, siis see on ka ettevõtte suur visiitkaart. Enne kui ma tahan nende veel suurte sündmusteni jõuda, kuhu sa oled ennast siis nende üle 10 aasta, 10 aastat, ütleme 10-13 aastat selle aja jooksul surunud ja minu jaoks on lühike aeg. See
kui ma räägiks 20 aastast, see on midagi muud. Suht lühikese ajaga sa surusid ennast ikkagi, sa oled PÖFFi nagu peafotograaf, sa oled presidendi vastuvõttu. Kahjuks nüüd 3 aastat ei ole saanud teha seda. Ei ole või? Ma ei ole isegi märganud seda. Kes see teeb nüüd? Ei tee keegi. Presidendi vastuvõtule. Kui me räägime 24. veebruarist, siis ei tee ja seal fotoseina ei ole ja mind ei ole. See aasta ka ei ole? Ei ole. Ma ei ole isegi seda märganud. Ma ei ole vaadanud. Okay, ma lähen seekord president vastuvõtule. Siis sa näed. Kus pilt, kes see pilti teeb siis? Erinevate väljaannete fotograafid siis? No selles mõttes, et fotoseina kui sellist ei ole. See tuli mulle pauk selgest päevast, ma ei lähe. See on ainuke põhjus, mis ma sinna tahtsin minna. Ja eks ta on selline, ma olen ka seda nagu väga palju mõelnud, sest ta tegelikult on väga tähtis sellepärast, et see on üks hetk, kus me saame inimesed ilusti pildi peale, me saame neid jälgida, me saame nad ilusti paika panna, see on hästi palju meil Eesti disainerid, kes tegelikult saaksid kasutada pärast neid pilte, loomulikult ajakirjandus saab kätte igasugust materjali ja siin ongi tähtis see teada, et ta saabki igasugust materjali kätte. Et kui me teeme kontrollitud tööd, siis ma saan aru. Aga ma loomulikult saan aru, et pole midagi teha, sellele fotoseinale kaasneb väga suur melu. Ehk siis neid inimesi on väga palju, see järjekord väga pikk ja ta segab kogu seda siis muud kultuurilist osa seal ja seal on nagu see põhjendus on seal nagu täiesti olemas. Et kui oleks ruumi, oleks kohta, siis oleks ta, ma arvan, et see töötaks. Aga... Ei, see on suur jama, ma kavats kahju, et Karis on nüüd viimast aastat, muidu ma oleks ta käest küsinud, et mis värk on või Sirje Karise käest, ega see nende välja mõeldis ei ole. Okei, see selleks. Aga Erlen, mis ma kõige rohkem tahaksin sinuga täna rääkida, on ikkagi see, et ma nüüd olen viimastel päevadel kuulanud neid intervjuusid, sa oled väga nõutud, sa oled meil täielik superstar loomulikult ja see johtub sellest, et sul on jõudnud siis või saanud valmis siis dokumentaalfilm Päevapiltnik, mida juba DocPointil ka näidati lühendatud versioonis, nüüd on ka pikk versioon väljas ja sa oled peaosaline seal. Sa oled nagu fotograaf Erlend Staub ja see on ka, ma arvan, kui kellegist tehakse dokumentaalfilmi, see on ju nagu a la eluloofilm põhimõtteliselt. See on sinu päevades, sinu elus, sinu sellisest pöörlemisest siin maailmas, et see on suur asi jõuda sellise asjana, et üldse keegi tahab sust teha midagi. Et kas sa tunned ka praegu, et sa oled jõudnud mingisse staari staatusesse? Ma ei tahaks sulle seda liidest ette panna staarfotograaf, sellepärast, et ma olen selle ise kunagi ära lörtsinud staarfotograaf Indrek Kaleetiniga selles mõttes, et see mõjus ta karjäärile väga kehvasti ja ta ei jõudnud sinnamaani näiteks, kuhu sina täna oled jõudnud. Aga ikkagi, sa oled staar ja sinna pole mitte midagi parata. No kas 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, oleks sa sellist asja ette kujutanud, kuhu sa täna oled jõudnud? Kindlasti mitte. See oli, ega see, kui ma lähen nüüd selle dokumentaalfilmi juurde, ega kas arvad, et minu vastus oli kohe jah või? Kui see tegelikult tuldi väljapoolt ju öeldi, et me tahame teha sinust, räägi lühidalt sellest, sest meil ei tea. See oli üks ilus hommik, ma ei tea miski pärast, ma pidin kell 6 hommikul üles ärkama, siis silmad udused vaatad, et see oli ilus sõnum, tere Erlend, et sooviks teha sinust dokumentaalfilmi, et ma olen ammu jälginud sind. Siis ma muidugi naersin, siis hakkasin ma kirjutama, et kuulge, lõpetage need naljad. Ja siis vaatasin alla oli Kullar Viimne. See õudselt tuttav nimi, et see on mingi jama praegu, et see ei ole äkki nali. Vaatan, guugeldasin, ei, temale ebaviisakalt ma ei vasta kindlasti. Ütlesin, et midagi, et aitäh pakkumast, võime korraks üle helistada. Ma tegelikult juba vastust teadsin. Ja siis ta helistas mulle, siis ma nagu naersin, ütlesin, et see tegelikult ei ole hea mõte, et miks peaks üldse fotograafist tegema mingisuguse dokumentaalfilmi. Ütles, et oota, et kuula ära, et saame kokku, et ma tulen sinu juurde, ma räägin ära sulle. Ja siis Kullar tuli siis minu juurde, istub, räägib, ma kuulan, ma õudselt tähelepanelikult kuulasin seda, et see oli minu jaoks nagu täiesti nagu futu, et nagu, miks ma ei saanud aru. See asja üti oli, miks ta ütles, ta pidi sulle ütlema mingi põhjuse, miks ta tahab sinust teha dokumentaalfilmi? Ma nüüd lõpuks sain nüüd teada, et
kui ta läks ühele seltskonna üritusele, kõik rääkisid, et Erlendi juurde ta pildistama, Erlendi juurde pildistama, siis ta ei saanud aru, millest te räägite, me oleme filmi esilinastusele. Ja siis vaatas mingi meeletu melu, palju rahvast ja siis vaatas kõrvalt, mis asi see on. Ja siis tal vist väidetavalt tekkis see idee. Lamp lõi põlema. Ja siis istusime minu juures, räägime oma ilusa sellise loo ära ja siis ma mõtlesin, okei, et kui mina oma elus olen tahtnud midagi hullu teha, nii. Loomulikult ma küsin, aga see mõte on mul peas ja see mõte mul peast ära ei lähe. Ja kui ma tahan seda teha, siis ma teen seda. Ja mõtlesin, hea küll, okei, kui sa oled kindel, et sa tahad seda teha, siis palun väga. Ja nad tegid 7 kuud. Nad tegid 7 kuud, jooksid muga kaasas, tegid tööd ja teadmata, kas nad üldse rahastut saavad sellele. Ma nii hästi mäletan seda. Ja mõtlesin, et kuule, et äkki peaks maha tõmbama, et ei tule seda pappi ja ta ütles, et ei, raudselt tuleb. Ja oktoobrikuus pidi olema siis see konkurss, et kas see film läheb töösse või ei lähe, sest seal oli vist hästi palju filme ja 10 tükki vist nagu nii-öelda siis pannakse töösse. Ta oli siis, ma räägin siis nagu Eesti lugude nagu sarjast. Ja oktoober oli läbi, oli november. Oli siis, mina juba tegelesin siis PÖFiga ja vastust ikka ei tulnud, mõtlesin, et ju ei läinud läbi, mõtlesin, kes see ikka tahab. Ja siis keegi tuli, kes oli selles žüriis, tuleb minu juurde, ütleb, et tead Erlend, et Kullari dokumentaalfilm sai kõige rohkem punkte. Mõtlesin, mis punkte, mille eest? See film, mis ta sinust tegema hakkab. Oot, kas see siis läks läbi ja siis lõpuks nii-öelda helistas järgmine päev Kullar, ütles, kuule, et ma nüüd sain rahastuse ka, et nüüd võiks hakata filmi tegema. Ja nii siis läks. Nii siis läks, aga ta oli 7 kuud, oli teinud tööd. Ilma rahata, käis kaasas ja see oli täis uskumata. Et mulle meeldivad hästi sihikindlad inimesed, aga lihtsalt nagu see, et sa teed nagu 7 kuud tööd ja siis ei saa sellest tasu, siis veits nagu hirmu äratav, et on ikka julged inimesi maailmas olemas. Ta nägi siin mingit asja, ta nägi siin ikkagi mingit materjali, ma arvan. Oota, ma pean siit kõrvalpõike tegema, et nüüd sul rippudes sabas, kas sa ise kogu aeg helistasid, ütlesid nii, täna mul on need asjad, kas sa tahad filmida või ei taha või kuidas ta su sabas rippus siis? See käis ikkagi niimoodi, et mul on see vanakooli kalender, ma ei tea, kuskil seal on, siis leid siis lehti ja siis vaatas, mis üritused mul on. Okei, ma tahaks siia saada. Ma tahaks siia saada. Ma tahaks siia saada. Ta käis Aardrock laagris ka kaasas minuga. Tänu temale ma sain veel kaitseväkke ka, nüüd ma sain selle asja ka korda, nii et istus muga põhimõtteliselt kaevukutes ja siis muudes asjades kaasas, nii et väga kihvtid tüübid. Ma ütlen vahele, Erlend ei ole ainult fotograaf, ta on nagu me saame aru suur metalmuusika armastaste, täiesti pöörane, mis tuli mulle suure üllatusena kunagi ammu. Siis motorattad. Meil on motoklubi ja motoklubi on ju nii ja mis nüüd kaitseväes käidud ka kaevikutes istutud? Ja ma eelmine aasta vist olin 5 lõppusel. Ma olen kaitseväes käinud siis 2001 vist lõppes minu kaitsevägi ja 2000 või 2001 kuskil sinna. Nii et selge. Aga ma sain uue ameti, nii et ma olen täitsa fotograaf, nii et see on päris äge. Okay. See on väga äge. Nii, kõik räägivad aga sellest glamuurist ja ilust ja staaritsemisest ja kõikidest asjadest. Aga mitte keegi minu meelest ei ole küsinud, et fotograaf tuli, et kust sa tuled üldse? Sest ma tean, me sinuga kunagi oleme istunud maha ja sa oled rääkinud väga isiklikest asjadest, lapsepõlvest. Ma tean, et sa ei taha võib-olla neid asju siin puudutada. Eks ma ikkagi kõiki asju ei räägigi, ma ei räägigi lõpuni välja, see ongi okei. Aga ma tulen väga vaesest, nagu ikkagi suhteliselt vaesest perekonnast, hästi raske, mul ei olnud hüppelauda, ehk siis kogu see teekond oli minu jaoks mõnes mõttes nagu uskumatu, et kui sa tuled nagu keerulisest perekonnast, sul ei ole tuttavaid, sul ei ole selliseid inimesi, kes võiks su välja tõmmata sellest. Ja võib-olla mingisugune, mul oli unistus kogu aeg, mul oli väga suured unistused, ma tahtsin kuhugi jõuda, tahtsin midagi teha, tahtsin inimestega kohtuda,
erinevate inimestega, ma olin väga tugev filmide fänn. Ma vaatasin loomulikult ka seltskonna inimesi Eestis. Ma tahtsin nende inimestega. Sa vaatasid alt üles? Ma vaatasin kogu aeg, ma olen kogu aeg inimestel vaatan alt üles, ma siiamaani vaatan inimestel alt üles. Ja iga siis tähtis inimene, kes siis minu ellu on tulnud, mul on olnud väga tänulik sellele. Mul peas olen nagu, ma ei tea, mida kõike siin, keda ära tänanud, eks ole. Kuigi ma ei ole usklik inimene, ma ütlen kohe ära, ma ei ole üldse usklik inimene. Aga midagi on, midagi toimub ja ma olin väga tänulik kõikide need inimeste üle, kes minu ellu tulid ja ma iga kord teadsin, et kui ma kuulan neid, siis nad õpetavad mulle hästi palju, nad hästi palju õpetavad mulle. Ja ma isegi võtsin kriitikat väga hästi vastu, mis on minu puhul väga huvitav, et ma olen väga äkiline inimene, aga ma saan aru, kui on konstruktiivne kriitika, mis võib mind edasi viia, siis ma võtsin selle väga, väga hästi vastu. See on ainulaadne omadus. Seal ei ole, kui sa tahad nagu kuskile jõuda, siis sa pead kuulama, mida need inimesed räägivad ja sest mina teen hästi palju vigu, hästi palju, ma plähmin hästi palju, mul on väga raske iseloom, ma isegi kujuta ette, kus mu ema kunagi üldse hakkama sai minuga, Sa tahad öelda, et sa olid keeruline laps? No selles ma ei olnud nagu lihtne, jah, ma ei olnud nagu lihtne laps, seda ma võin küll öelda, jah. Aga ta teab täpselt, kuhu maani vastata ja kust jutt ära lõpetada. Õpid parematelt. Ja sa oled ka maininud, et ikkagi sinu elus mängis mingil hetkel, mis hetkel rolli raamat, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Kus sa selle info praegu kätte said? Wow, mul käis isegi külmavanid läbi. Nii, kus see tuli siis? Okei, see esimene kord ma õppisin IT-d ja meil käis Tartu Ülikoolist üks doktor, nii-öelda siis, kes oligi psühholoog, käis meile tundi andmas. Maailma parim tund. See oli ja ma väga tähelepanelikult kuulasin seda. Siis sel hetkel mulle väga meeldis koolis käia, mulle väga meeldis õppida, sest ma sain head hinnetest, sain ka raha. Mis oli minu jaoks nagu täiesti nagu... Oota, kui vana sa olid? Ma võisin olla äkki 21. Ja 21. Okay. Ja ma õppisin IT-d ja ma sain sellest heade tulemustest raha, ma olin täiesti šokis, sellepärast, et mina, kes on ikkagi vaene nagu kirikurott tol hetkel, siis see oli nagu mega motivatsioon ka. Ja see oli nii põnev tund, ma läksin... see väga põnev. Ja tõepoolest, kui ma selle raamatu läbi lugesin, ma sain aru, et siin on selles raamatus on nii palju vastuseid. Ma olen seda raamatut lugenud veel 3 korda läbi ja see raamat on vahepeal muutnud 3 korda ka oma minust sellist kujundust ja natuke ka sisu. Ma ütleks, et kes iganes kunagi tahaks saada väga heaks teenindajaks või mõista või aru saada, siis lugege see raamat läbi, see on ikka mats oma, et kui sa nagu vajad mingit infot, vajad mingisugust suunda ja aru saama, kuidas nagu inimestega nagu suhelda. Siis see on see piibel. Absoluutselt, ma olen ikkagi sellisest kandist, kus eesti keelt meil ei olnud, oli ainult vene keel, ma olin sellisest nagu, selline rajoon oli meil. Aga räägi natuke lähemalt, sa räägi nagu mõistukõnes, kust august sa tuleb? Päris nii hull ei ole, aga see oli siis Lilleküla ja oligi, seal oli nagu 2 kohta, kus siis üle Nõmmede, siis sinna, ma ei oska siis öelda, nagu Mustamäe poole olid siis nagu eestlased, kõik eestlased elasid seal ja siis seal oli nagu 2-kordsed siuksed vanemad majakesed, kus siis ei olnud omal ajal vesi oli, aga selles mõttes nagu dušš ei olnud ja nagu eriskummalised majad olid 2-kordsed sellised puidust majad, õudsed, koledad ja õudsed, nagu õudsed. Ja mina elasin siis sealpool, see oli nagu siuksed nagu vähe vaesemad inimesed, siis elasid sealpool. Ja seal siis elasid hästi palju, seal olid kõik venelased, kõik ümberringid venelased, naabrid, kõik venelased. Ja sealt ma siis õppisin ka vene keele nagu väga hästi selgeks. Ja ega seal olgi ja seal oli üks pätt teise kõrval, eks ole. Kuigi ma oskasin alati aru saada, et kui nüüd on mingi, siit võib jamaks minna, siis ma kadusin ära. Et mul on ka see olnud,
ma olen kuidagi aru saanud, et kui on mingi jama või sa saad aru mingi jamas, liigub parem kohe minema, et kui mida vanemaks me kasvasime, tulid ju ka sekku, eks alkohol, no see oli okei, 14-aastaselt me ikkagi proovisime, paugutasime korralikult. 4. eluaastast. 14. Kuulen õieti. Aga siis hakkasid tekkima ka narkootikumid ja siis sel hetkel ma nagu ja ma kohe kadusin iga kord, kui kuskil seltskonnas hakkasid narkootikumid olema, siis ma jooksin sealt minema. Et ma nendest olen... selline nagu instinkt? Ei tea. Ja sest sa tavaliselt tahad ju olla seal pundis. Ja sõbrad, mul oli üks sõber ka ja teda ma tirisin ka alati kohe minema, et see oli midagi, mida ma väga kartsin, midagi ma kardan nagu siiamaani. Ma ei ole proovinud, ma ei tea sest mitte midagi ja kuidagi see tundus, okei, meil oli vist seal ka palju neid selliseid situatsioone, kus siis noored inimesed surid sellesse, nagu, kas siis oli üledoosid või see oli päris siuke kole maailm, aga ma õnneks alati nägin midagi toimus, siis kohe põgenesid. Vau, ma ei ole seda osa kuulnudki, ühesõnaga. Okei. Ja siis oli see piibel, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Kas see oli ka natukene selline inimeste manipuleerimise õpetus ka või? Jällegi, kes kuidas seda tahab hinnata, eks ole. Me ühtepidi võime öelda, et võime manipuleerida teistpidi oleneb ka sellest, et mida sa nagu sisemiselt tunned. Et ma saan aru, kui sa manipuleerida tahad, sul on nagu sa oled mingisuguse kasu peale väljas ja sa tahad midagi nagu saada lihtsamini. Aga teine asi on see, et kui sa nagu südames ka tunned seda, et sa oskaksid seda väljendada, mida meil eestlastel on väga vähe, on see, et keegi teeb meie jaoks midagi ja me ei pane seda tähele. Ja me unustame ära seda tänada neid inimesi. Ja minu jaoks on nagu see, et miks mul võib-olla ongi läinud võib-olla sellel alal nagu hästi, on see, et ma olen väga tänulik nendele inimestele ja ma olen siiamaani vaatan alt poolt ülesse. Sest ma olen alati aru saanud seda, et sa võid olla, kui sa tahad nagu saada profiks, siis sa pead tegema koostööd profidega. See ei pea olema sinu enda nii-öelda siis sinu enda vallas. Et üleüldse saada aru, kuidas need inimesed toimivad, kuidas nad suhtlevad, mis teid on nendele edudeni viinud ja nii edasi, nii edasi. Et jah, see on sürn natukene, et mina kui fotograafini täna istun siin, et see on naljakas, et te olete nagu tähele pannud sellist asja, et minu jaoks on see täiesti normaalne, täiesti tavaline elu. Aga kõrvalt vaataja ütleb, et see on, ma ei tea, Ei, ma arvan, et murdepunkt oli ikkagi see, minu jaoks oli see ühel hetkel, kui sa tulid mingi päev ja ütlesid, et näed, et presidendi Loss tegi mulle ettepaneku, et ma seal pildistaksin seal mingitel teatud nendel üritustel on ju. Ja siis ma mäletan, kui tuli PÖF, sa olid selle üle väga õnnelik, kui Tiina Lokk isiklikult pöördus su poole. Ja sellise step by step, kui siis ma nagu mõtlesin, et vau, kust tuleb selline tahtejõud või jultumus, et kinnisidee oli ikkagi lõpuks minna Cannes'i, maailma suurimale filmifestivalile ja olla selle festivali üks fotograafidest. No kust august sa alustad? Ma saan aru, seal on ankeedid. Ma mäletan, kui sa sahmisid seal meil seal toimetuses seal ja nende paberitega. Ma ei saanud mitte midagi aru, nad olid nii keerulised ja kõik see oli nii õudne. Mõtle veel, see oli DHL-iga saatsime veel ära. See oli eriti veel... See oli kõik nii pöörane, see oli nagu käsitöö. Ja, see oli väga kõva käsitöö. Ja ma mõtlesin, ma mõtlesin mingi murdosa sekundist, et miks sa teed seda. Ma ei mõelnud isegi, nagu nii sa ei saa, vaid ma mõtlesin, kuidas, et kas see on kõike seda väärt lõpuks ja siis, kui sa saad võib-olla sealt, ikkagi mõtlesin mingils mõttes, et sa ei saa, et nad ütlevad sulle ära, siis sa oled seal pisarates ja see on nii õudne ja kõik, kas see on kogu seda mürglit nagu väärt ja sa olid aastast aastasse step by step, ma mäletan seda täpselt. Alguses sa lihtsalt läksid, sa maksid ise peale, sa said meie toimetusest väga väikse summa, eks ole, ja läksid, tegid, sai neid pilte üles pandud, panime meie oma pildid, meie oma fotograaf, vaadake, kus ta on. See ei tule kergelt, see ei tule, et sa käid ühe korra ära, pildid on olemas. See on tilk meres.
see on aastaid ja aastaid ja ma mäletan, sa tulid, ma läksin Õhtulehte, sa tulid sinna ka nagu luupaine mulle järgi ja siis sa ütlesid, et sa tahad jätkata selle Känni teemaga ja sul on vedanud, meil on nii avatud peatoimetaja Martin Šmutov tegelikult, kes on selline, kes ütleb, et proovi, kui ei õnnestu, läheb metsa, midagi ei juhtu. Noh, et pigem nagu push'ib takka. Martiniga on üldse selline lugu, et ma ütlen, et minul on temaga vedanud, siis teil on temaga veel rohkem vedanud, sest teie näete teda nagu igapäevaselt. Et jah, Õhtuleht on nüüd 3. minu siis koostööpartner siis Cannes'is ja kõige pikem, nagu kõige pikem ja ma ütlen ausalt, et mina lähen sinna auga, sest sellel badge'il on Õhtuleht peal. Ma lähengi seda nii-öelda siis teid ju esindama nii-öelda siis väljaspool Eestit ja siis tõesti suuremale festivalile. Ja mul on väga suur au, väga suur au ja ma nagu päriselt kardan ka seda, et kui ma nüüd teen mingi jama kokku, et see on ju teile, vaata. Aga mis saab olla jama? Sa oled ju nii suur professionaal. Kas sa ei läinud viimane kaklema seal? Mingi jama tekkis? Mina ei läinud kaklema. Minu kõrval läksid kaklema. See oli väga inetu intsident. Ja see võib meile maksta väga palju ja see võib meile maksta karjääri. Et see oli väga inetu. Kui sa räägid nüüd Denzel Washingtonist, eks ole. Mina algul ei saanud aru, et mis seal toimus. Aga sa kunagi ei võtta staarilt käest kinni, kui sa oled teisel pool. Mitte kunagi. Ja Denzel Washington ta ütles 2 korda ütles talle seda. Fotograaf haaras. Ta haaras talt, võttis niimoodi kinni. Minu kõrvalt olev fotograaf. Ja see on väga inetu lugu. Et seda ei tohi teha. See fotograaf on sealt tõenäoliselt eemaldatud. On ja sa saad eluaegse keeluga. Et iga aasta on sellised, kes saavad, aga see on minust üks hullemaid rikkumisi, mida üks fotograaf on teinud. See oli päris õudne. Seda ei tohi teha. Okei, no ta ei teadnud võib-olla, kas seal on reeglid? No ühesega jah, seal oli selline, tegemist oli Itaalia fotograafiga ja nad siis ma sain kõrvalt kuulsin, et nemad on itaallased, nemad on harjunud inimesi kätega katsuma. See ei ole see koht, et sa võid olla itaallane, aga me oleme kuskil teises ruumis, teises maailma ruumis ja seal on omad reeglid. Ja sa ei tohi teha sellist asja. Seal Cannes'i festivalil on fotograafe, need on ju, mulle tundub alati mustmiljon. Need ongi mustmiljon, jah. Nagu rohkem kui neid staare. Kas seal on ka mingi oma hierarhia? Et kuhu sa platseerud? Kus sa alustasid kuskilt nurgast, kus sa põhimõtteliselt, no ma ei tea, kas üldse jäi keegi pildile? Jäi, sest pildid olid meil olemas. Aga kuidas see hierarhia sealt kujuneb nagu? Ja kus punktis sina praegu oled? Ma pean nüüd mõtlema, seepärast, et mina sattusin sinna sellel hetkel, kui ma tegelikult siis saan staaride lähedale, oligi teatud väikesed nurgakesed, kus võis nendega kokku saada. Ehk siis, kui nad tulid nagu fotografeerimisest, kõndisid näiteks siis pressikonverentsile, siis oli võimalus neid näha, et neid oli hästi palju, selle kõik ajakirjad, kõik kui tahtsid näha. Ja see oli väga keeruline, see oli see badge, mida ma kunagi nagu sain, sa võid fotograaf olla, aga sa tegelikult reaalselt ju staaridele lähedal ei saa. Okei, teile antakse mingid eraldi mingisugused kaelakaart, värvid. Ja mustad badge'id on siis, need on siis seal, kus on kuupäev peal ja kus sa võid olla. Väga sööke nagu hästi keeruline. Reglementeeritud kõik, nii. Vot ja tegelikkuses ma olen nagu enam-vähem selles, ütleme siis selles, ma ei oska siis öelda, kui sa nüüd räägid hierarhias, ma olen täpselt seal kogu aeg olnud. Nüüd see aasta ma püüan saada enda natukene paremat kohta, mul on väga keeruline, ma olen lühike inimene, mul on väga keeruline. Et ma tahaks saada. Ja mul on, fotokoolis võib täitsa olla, aga punasel vaibal ei tohi olla seda. See ei ole, esiteks see näeks väga totter välja, eks ole, kui me siin hakkame kõik toolidega siis mööda punast vaipa olema, see on väga kole vaatepilt, väga kole vaatepilt. Ehk siis, kui me oleme ühes kohas, kus meid on seal 156 fotograafi, ühes kohas ja seal taga on inimestel toolid, siis eest vaadates staar ja seal taga on see mõned fotograafid, siis ta ei näe neid toole. Seal on kõik ilusti nagu väga ilus siuke sein. Aga kui sa oled nagu ikkagi seal siis punasel vaibal, kus on nagu see on 40 meetrit pikk selline
kus on kahel pool siis 250 fotograafi, no siis need toolid hakkasid kohe, no seal ei tohi isegi sokk sul teist värvi olla, et jah, kahjuks nii on, meil on üks fotograaf ühe korra ära saadetud, sest ta oli sokk oli ta oli mingisugune naljakat, siuke, paistis välja, vaata. Et see on jah. Palju sa pead investeerima selleks, et sinna minna? Sul peab olema ju frakk või smoking? Jah, smoking. Smoking peab olema. Ühekordne väljaminek, eks ole. Sul on mitu smokingut, see ei ole midagi hull. Aga kõik see elamine maksab tuhandeid. See ei ole niisama. Sel ajal just. Ja see on nii hull lihtsalt, et otsid elamist, see elamise otsimine ka jälle oma, et siis pead vaatama neid distantse, kui kaugelt, et ma esimene aasta, ma mäletan, ma käisin Antibist sinna Cannes'i. No see tsirkus, bussiga 50 minutit, öösel bussid enam ei sõida, rongiga kas saad, ei saa, see on kohutav, siis jäid paljud asju jäid tegemata. Sul on vahest vaja teha mingisuguseid õhtuseid evente. Täna, kui ma räägin Cannes'i filmifestivalit, see ei ole ainult see, et ma pildistan hommikul staare, eks ole, pikalt ja siis õhtul pildistan punast, vaid see ei ole. Mul jääb sinna vahele Eesti Filmiinstituudi tööd, PÖFFi võib-olla töid. Mul on seal mingid muid selliseid väga tähtsaid kokkusaamid, ma teen Euroopa Filmifondiga koostööd, mul on erakliendid. Eelmine aasta ma tegin ühe nii-öelda siis noorpaari, eks ole, fotosessiooni 4 päeva jupiti muidugi, aga see oli mega, et seal on neid muid asju on ka hästi palju, et aga see on raha lõpuks. Tuled sa omadega? Ja ma olen viimased 2 aastaga olen tulnud kergesse plussi. Tegelikult ma ei saa öelda kergesse plussi, sellepärast, et kui ma võtan, ma saan kulud saan nulli ja pluss siis natukene, aga kujuta ette, kui sa iga päev töötad, sa peaksid iga päeva vist ka raha saama. Ehk siis nii pidi ei saa. Et kui ma peaks iga päev tegema tööd, kui ma teeks iga päev Eestis tööd, siis seda raha ma sealt ei saa. Ühesõnaga, see on sul hobi ikkagi? Tuleb öelda. Miks inimene teeb ilma? Ei, mul on, seal on, mõtlen, kas nüüd öelda seda või mitte. Ütle. Mõtlen, kas ei ütle, kui sa juba hakkasid ja võta lonks ja pea aru. Et lihtsalt öeldes on siis nii, et iga ettevõtja võiks investeerida 10% oma reklaamidesse, oma reklaamkuludesse. Et see on siis üks minu sellest nii-öelda võib-olla siis sellisest turundusest. Üksik ettevõtja kuidagi moodi pead sa olema pildis, kui sa sellist asja teed. Ja sa pead, ehk siis mul peavad ka tööd olema pärast seda, kui ma sealt Cannes'ist lõpuks tagasi tulen, et koguda, teenida siis raha, et ma saaks järgmisesse Cannes'i minna. Ja ma ühte pidi natukene totter, aga teist pidi ma pean aru saama seda, et seal on 250 absoluutselt tippfotograafi tervest maailmas kohal. Ja sa oled nende inimestega koos. Sa näed, kuidas nad teevad, sa näed neid võib-olla siis mingisugused eripärasi. Viimased aastad on fotograafid hästi palju minult õppinud mingisuguseid erinevaid, sest sa lõpuks saad aru, kui sa oled ühe koha peal, sa saad aru, kui väärtuslik on sekund, 1 sekund. Ja selleks, et seda sekundit mitte kulutada, nagu tippspordis räägitakse, mis jalgrattal on sul seal 3 grammi vähem kui sellele, mis rolli see mängib. Sportlane võib sulle kohe öelda see, mis rolli see mängib. Täpselt samamoodi on minul, et see 1 sekund võib väga palju rolli mängida. Et see, mul neid ebaõnnestunud asju, ebaõnnestunud pilte on kahjuks ka palju, väga palju. Ma olen jäänud ilma väga headest asjadest just selle sekundi pärast. No ühesõnaga, sa võtad seda kui tegelikult koolitust. See on selline iga-aastane nüüd sa koolitad ka nii öelda teisi, aga igal juhul, jah. See on nagu kool. See on sinu... Sa pead arvestama ka sellega, et see ilm ei ole kõige meeldivam eestlasele. Seal on sul palav, päike paistab, sul on must vrakk seljas, päris keeruline. Pluss haised seal, higistad. No ja sa ei tohi haiseda. Sa ei tohi haiseda. Ja see on ikkagi, sest paratamatult mõned inimesed, sa saad aru, vaata, ja sa ju ei taha oma kolleegidele teha seda, et nad peaksid seal
lämbuma, et oleme ausad, et nad ei luba sind, sellepärast, et ega seal on ka omaette koostöö, et ole hea, Pierre, et lase mind siia ette, et mul on minu klient või et mul on Eesti minister või keegi väga tähtis, keda ma pean pildistama, siis noh, ta ütleb, et kuule, aise mujal, eks ole, et see on koostöö, no ei ole midagi teha, ja see, et meie hügieen on korras, see on ükskõik, mis tööd me ka ei tee, see peab olema lihtsalt olemas korras, et me vahepeal läheneme inimestele liiga lähedalt, sa tead isegi selliseid ebameeldivaid olukordasid meie elus kahjuks on. No mis kõige õudsemad fokpaad on sul seal ka koha peal midagi juhtunud sellist, et sa mõtled never, see eluaegne õppetund või võta Eesti skeene, no sa oled absoluutselt kõikide tippürituste, nagu me ütlesime, fotoseina fotograaf, et on ikka midagi totaalselt tuksi ka läinud, mida sa ei ole isegi halvimas unenas ette kujutanud. Meil igasuguseid asju juhtub. Ma olen alati öelnud, et minuga juhtub üldse igasuguseid asju, et ükskõik tulge kohale, et näete, minuga juhtub lihtsalt. Ma olengi selline inimene, minuga juhtub. No igast asju juhtub, ükskõik, aga ma ei saa öelda, et nüüd mingi vopaa see võiks. Vopaa on siis, kui me kunagi ammu sinuga käisime ühel üritus, ma panin kaamera laua peale ja siis ma nägin, kuidas see kaamera kukkus maha kõrgelt. Vot see on vopaa, see on kõik hullem asi, sa näed seda aegklubis, et sa ei jõua seda ikka kinni võtta. Aga igasugused hulle asju, näiteks sa oled festivalil, Foole festivali ajal, siis lähevad sul püksid katki. Ja mul on 2 korda läinud. Ja 2 korda on olnud Baltmani püksid. Täiesti õudne lihtsalt. Täiesti õudne. Mida sa teed siis? No. Püksid maha, teised jalga? Aga on sul varupüksid nüüd alati kaasas? Aga lihtsalt nagu täiesti õudne. See on ju jube. See on jube lihtsalt, Aga sa ei võta ju endale pükse kaasa sinna kotti ja sa istud kogu selle festivali lõpuni niimoodi, et sa käid, ma ei tea, hoiad kotti selja taga kinni, et see on päris õudne lihtsalt, see tunne on ikka päris õudne. Okei. Kuule, meil saade juba lõppemas, jube kiiresti aeg läks, aga ma pean ikkagi küsima, et ega sa ei ole, nagu sa isegi ütled, ega sa ei ole kergete killast inimene ja tuleme siia Eesti staaride sekka. Kas sul on inimesi ka, keda sa nagu, ma ei tohi küsida nii? Ei pildista või? Ja, ei pildista, nad ei meeldi sulle. Aga kas see on juhtunud mingist asjast, kas sa ei saa ju otsustada, et näed, see on, Mati on siin, Peeter, Jaan mulle ei meeldi. Et mulle ei meeldi. See nii ei ole. Ei, päris nii ei ole, et seal on ikkagi see, et seal on astutud üle mingisugune, on olnud väga ebaviisakas siis olukord. Aga ma võin ka ausalt öelda seda, et ka inimesed, keda ma ei ole pildistanud enne, ja nad tulevad ja vabandavad. Aga kas nad saavad aru, et nad on midagi valesti teinud? Ju siis. Mõni ei saa aru ju. Kui ei saa, siis... Kas sind võib tohutult närvi ajada, mida mina näiteks isiklikult olen teinud varem, et ma kamandan sind seal. Sina oled seal teisel pool seda ja ma ütlen, mine persse. Ma olen sulle tõesti öelnud seda. Mine persse, ma ei taha. Ma ei keera seda külge. Ma tahan niimoodi. Tõstan seal oma jalga, vaat meie hommikusöök saapus. Oi, ollala. Bon appétit. Merci, monsieur. Ja kohe hakkame sööma. Ja meil on anvad kohvlid on, kõik on olemas. Aitäh, Andre. Ja ma tegelikkuses, ka sinu puhul sa tegelikult tead, et ma kohe reageerin sellele, sest me teeme, see on see koht, kus me nüüd teeme tööd. Ja mul on olnud, oli üks üritus, nüüd on vist äkki eelmine aasta, kus oli ka riiklik üritus, kus ma ka kõigiga tegin koostööd ilusti ja siis üks naisterahvas ütles mulle, ära seleta, tee see klõps ära. Ütlesin aitäh ja liigume. Wow. Et seal ei ole mõtet teha, et ma ikkagi püüan teist teha pilti ja ei tasu olla ebaviisakas. Aga nüüd tagasi minnes, kui inimene vabandab, mis on mul olnud, siis me olen väga hästi läbi saanud. Väga hästi, nii et mina teen väga palju vigu. Ma astun väga palju tihtilugu oma võib-olla naljadega üle piiri. Ma olen saanud märkuseid ja ma mõistan, ma vabandan. Mis nalja sina võid seal vaja? Oi jumal, neid võid seal on nii palju. Kui sa istud ühel üritusel minu kõrval, siis sa mõtled, issand jumal. Ja. Aga õnneks on, ma püüan olla nagu, aga naljaga on lihtsalt niimoodi. Tead väga hästi. Kas sa teed kahemõttelisi nalju ka või? Ja ma usun küll. Kindlasti teen. Muidugi, kõigile meeldib kahemõttelised naljad.
Aga järsku sealt ka... Aga mõnele inimesele... Ei meeldi. Sest inimesed ongi erinevad, inimesed ei meeldigi. No. Ja ma saan aru nendest ja siis... jah. Ja kui sa nüüd räägid ühest popaast, siis ma tegelikult ühe popa võin sulle rääkida küll. No. Et tulevad Tallinn Fashion Weekile 2 ilusat tüdrukut, hakkasid asju kokku panema. Näha oli, et nad olid kuskilt ilukliinikust just tulnud. Just nimelt ja siis tulevad siis minu juurde ja käiks kähkuga pildi, mõtlesin, okei, tegin pildid ära, vaatasin, vaikselt juba naeran. Küsib, et kuidas siis pilt oli, pilt on väga ilus, et huuled on natuke paistes. Ja siis ma sain aru, et niimoodi ei tohi öelda. Siis ma sain aru, aga ma olen juba ära öelnud selle. Aga selliseid asju juhtub nii, et ka minu töös nii, et kas sa julged aus fotograaf olla, et sa pildistad mingit erapildistamise ja sa tõesti ütled, et tead, sa ei saa seda seelikut. No ma toon näite. Ja, muidugi. Su kintsud on lihtsalt, on õudsed. Ma päris niimoodi ütle, aga ja selles mõttes, et ma olen oma fotograafias alati aru saanud, ma ei ole võib-olla kunstiinimene ja ma olen aru saanud, et kõik, mis on kole, seda ma ei pildista, ma saan aru. Kui ei ole kole, järelikult on okei ja see on ilus ja sobib, vaata. Aga ja ma tihtilugu ütlen ja ma tegelikult kohe oled otsekohane. Väga otsekohane, et see hakkas pihta, kui Anu Saagim kunagi ütles mulle, et Erlend, vaata, mis mul hammaste vahel on. Ja iga kord ma teen, kui ma on ikkagi ja ma tean seda, et peab kohe, kindlasti kohe ütlema, et mitte kaugumale minna nende asjadega. Selge. Erlend, kuhu edasi? Mis on sul mingisugune... Ma tean, et sa tahad mingi maailma kuulsa staari erafotograafiks saada, see on su kindlasti unistus. Ma tegelikult tundub, et ma liigun sinna vaikselt, sest Eestisse ju PÖF areneb nii kiiresti ja PÖFil käis ju eelmine aasta 2 maailma kuulsat staari. Ja James McAvoy ja siis Simon Pegg, nii et ma sain isiklikult neid teenindada, kogu selle melu üles ehitada. See oli väga kihvt, see oli väga-väga äge. Okei, mul on neid veel olnud seal paar tükki, aga ütleme, nemad on siis nagu eelmise aasta kõige värvikamad tegelased. Ja ma pean õppima, see on nüüd veits keerulisem teema, et ma pean ka oskama ja aru saama, kuidas neile sobib ja kuidas neid teenindada. See on väga keeruline, ma õpin seda, aga sa saad õppida ainult siis, kui sul need võimalused tekivad. Ja kui need võimalused tekivad, siis ma võib-olla arenen ja võib-olla ma jõuan sinna. Ehk siis sa tahad saada kellegi personaalseks ihufotograafiks. Või üleüldse, või siis üleüldse olla siis mingid teatud võib-olla siis sellised seltskonna üritustel, kus mulle usaldatakse siis maailma kuulu staar minu kätte. Võib niimoodi öelda. No see võib sul õnnestuda ja see õnnestubki. See on selge. Sinu selle rabelemise juures sa lendad kõrgelt ja kui ühel päeval peaksid mõni staar tõesti armastab sinu tehtud pilte ja sul on võimalus siit ära kolida ja minna, ma ei tea, Ameerikasse, Prantsusmaale, Inglismaale tööle, siis see ei ole sinu jaoks. Tööle läheks, aga ikkagi jääks Eestisse. Ma elan päris mõnusas kohas. Ja ise oma kätega üles ehitatud majas. Ja sul on meis perekonnast ei jõudnud rääkida, sul on armas naisuke, sul on nüüd 1 laps või on juba... 1 laps on, jah. Et millal teist on oodata? ja et sul on jah tõesti, et sa oled ka kätelt osav, et sa oskad teha väga palju ise oma kätega. Võib-olla raske ajastu, võib-olla siis selline positiivsed külgi, et sul ei ole muud varianti, kas õpid ise tegema siis. Just. Kuule, edu sulle ja siis loodame, et presidendi vastuvõtule tuleb ka fotosein tagasi, sest see on ülioluline paljude inimeste jaoks. Miks ma seda ütlen, sest ma mäletan neid aegu, kui Elu24-ski sa tegid need pildid ära seal ja inimesed ju pärast kirjutasid, see oli kohutav minu meelest, isegi Õhtulehes oli. Inimesed palusid neid Erlendi, pida Erlend tegi neid pilte, palun saata ükshaaval pidi neid siis saatma erinevatele inimestele, kuni ma adusin, et oh my god, anname Erlendi kontakti, las suhtlevad omavahel, Erlend saatku ise oma pilte. Aga tegelikult see on sügav kummartus, et inimesed tahtsid neid pilte, nad raamisid neid ära, lausa panid seinale ja... See on sügav kummandus minul neile. Just, et
et sa meeldisid neile. Aitäh sulle, Armesel. Aitäh. Bon appétit. Mis? Me ei jõudnud prantsuse keelest üldse rääkida, kuidas inimene ise prantsuse keele ära õppis ja kõik asjad. Mamma mia, mul jäi nii palju küsimusi esitada, aga me jõuame teha neid saateid veel ja veel ja veel.